Rohelise oru kohal kõrguva mäe sees koopas elas koletis Justin. Justin ei olnud niisugune koletis nagu teised. Justin oli kurb, väga kurb koletis. Mitte keegi teda ei armastanud. Ta kartis kõiki ja kõik kartsid teda. See on tõsi, et Justin oli kole nagu koletis ikka. Tal olid suured kõrvad, aga ta ei olnud elevant. Tal oli sarv nina otsas, aga ta ei olnud ninasarvik. Tal oli pikk kael, aga ta ei olnud kaelkirjak. Tal oli paks karv, aga ta ei olnud karu. Ta ei sülitanud ka tuld nagu draakon ega ulgunud nagu hunt. Justin oli koletis, kellel olid ilusad silmad nagu hirvel. Kõigele lisaks oli Justin heasüdamlik koletis, aga seda mitte keegi ei teadnud. Tema ilusatest silmadest voolas kord aastas välja palju pisaraid. Just oma sünnipäeval oli Justin väga kurb, sest mitte keegi ei mõelnud temale. Ja et Justin oli kurb, siis ta muudkui nuttis ja nuttis. Mida aga Justin ei teadnud, oli see, et tema pisarad voolasid jõkke ning muutsid maa viljakaks. Ja lagendikul elavad inimesed, kes küll teda ei tundnud, aga kartsid, tänasid teda ometi, et ta täitis nende ojad, mis kastsid juurvilja ning andsid juua loomadele. Ühel aastal otsustas Justin enam mitte kurb olla. Ta ei tahtnud rohkem nutta. Ta tahtis oma sünnikuupäeva unustada. Jah, sel aastal ta nutma ei hakka. Ka järgmisel aastal kordus sama. Külaelanikud olid meeleheitel. Maa kuivas ja vili põldudel enam ei võrsunud. Seepärast kutsus külavanem inimese kokku ja ütles: Me peame panema Justini nutma, aga selleks tuleb ta meil kinni püüda. Aga kuidas me seda teeme? Küsis üks talunik. Justin on koletis, me kõik kardame teda. Kõigepealt tuleb ta koopast välja meelitada, aga kuidas seda teha, pole mul aimugi, kostis külavanem mõtlikul ilmel. Kui viiksime talle süüa, soovitas üks tüdruk. Jah, see on küll hea mõte, kiitis külavanem takka. Mõeldud, tehtud. Kõik elanikud tõid koopasu ette igasugust toidukraami. Puuvilja, juurvilja, kooke, küpsetatud liha. Toidust tõuseb hea lõhn jõudis koopa sügavuses pikutava Justini ninna. Unustanud hirmu inimeste ees, liikus Justin tasapisi väljapääsu poole. Kui ta leidis ahvatlevad söögid, mõtles ta, et need on talle toodud sünnipäevakingiks ja hakkas nutma, rõõmupisaraid. Niiviisi nuttis ta päevi ja sõi ära kogu selle tohutu hulga toitu. Ta nuttis jälle külaelanike suureks rõõmuks ja nad ei kartnud teda enam. Varsti täitus jõesäng veega, hakkas vaikselt voolama ning pani oru haljendama. Kõht täis ja meel rõõmus läks Justin tagasi koopanurka, et seal sügavasse unne vajuda ja järgmist sünnipäeva oodata.